Sõiduki asukoht sõites. Tak. Väga huvitav teema. Mida teie tunnete sellest, et kus kohas sõiduk meil peab olema sõiduteel? Sõidutee parempoolsel äärel. Suurepärane ja sõiduteel parempoolsel tee äärel. Nii. Kui on olemas meil teemärgistus, siis kas teemärgistuse vahel või teemärgistuse peal? Vahel ikka siis. Tuleb sõita nii, et parempoolne või vasakpoolne ratas on kogu aeg katkend joone peal. Või ei ole? Teemärgistuse vahel peab olema. Vahel ikka vist. Nii, vahel peab olema. Suurepärane. Nii. Kõige esimene küsimus, mis on tee? Mida teie näete siin pildi peal? Millised kohad need on? No, see on igasugust jäätee, asfalttee, siis on tavalikult mingi mullatee. Ja... Aga võime seda nimetada, et näiteks vasakpoolsel pildil on maantee, siis on ülemisel parempoolsel on metsatee või põllutee, mis ta on, ja alumisel on siis jäätee. Jep. Okei, maanteed, asulavälistel teed või asulast väljas asuvad, maanteed. Asule sees on tänavad, nii, jalgteed ja jalgrattateed, muud sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks kasutatavad rajatist või maaomaniku poolt liikluseks ette nähtud muu ala. See on kõik siis teed. Kui maaomanik ütles, et siit saab sõita, see on tee. Proovime siis nimetada teeosad. Et kõige esimene sõidutee keskel ja eraldab suunavööndid. Nii, mis asi see on? Keskel. Eraldusriba. Eraldusriba, suurepärane. Nüüd on siis tuleb meil sõidutee. Nii, sõidutee. Sõiduteel on esimene rada, on parempoolne rada, on esimene. Miks pärast on esimene on parempoolne? Sellepärast, et meil on parempoolne liiklus. Õige liiklus on Inglismaal. Nemad sõidavad vasakul pool ja siis esimene tuleb ka vasakpoolne rada. Siin on siis esimene rada on parempoolne, keskmine on siis teine ja kolmas on vasakpoolne. Nii, see, mis on meil mulla ja sõiduraja vahel asukoht. Tee peenar, mulda nõlv, kraav ja põhimõtteliselt peale kraavi on juba tee lõpeb. Kraav, mulda nõlv, tee peenar, sõidu tee ja eraldusriba. Nii, paremal pool võivad olla jalgrattateed, jalgteed, muud sõidukite liiklemiseks ette nähtud radad või on rajatis. Sõidutee keskel või paremal pool võivad olla trammiteed ja igasugused siis teised radasid, näiteks jälle jalgrattaradasid või mingid muud radasid. Ja? Nemad võivad olla kas paremal pool või vasakul pool, oleneb sellest, et kuidas tee on ehitatud. Et kõik elemendid, mis on tee sees, see on tee. Sõidutee on koht, kus liiguvad sõidukid. Pärisuunavöönd mõistetakse sõidukite ühes suunas liiklemiseks ette nähtud sõiduteed või selle osa. Kahesuunalise liiklusega sõidutee puhul mõeldakse pärissuunavööndi all sõidutee parempoolset osa, mida vasakult piirab liikluskorraldusvahend ja selle puudumisel sõidutee mõtteline keskjoon.
näiteks üherajaline tee, päris suunavööndis üks sõidurada, vastassuunavööndis üks sõidurada. Keskel on kas tee märgistus või mõtteline joon. Kahesuunaline tee, kus on päris suunavööndis on kaks sõidurada, vastassuunavööndis on kaks sõidurada. Keskel on kas liikluskorraldusvahend, näiteks topeltpidev joon, teemärgistus või mõtteline joon. Sõidutee keskel samal tasandil asuvate trammiteede korral on suunavööndite eralduspiiriks trammitee, mõtteline keskjoon, et trammiteede vahel kas on olemas teemärgistus või mitte. Kui ei ole, siis mõtteline joon ja päris suunaline trammitee kuulub ka päris suunavööndisse. Kuidas te arvate, kas vastassuunavööndilised trammiteed saab kasutada või ei saa? Ei vasta. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada. Okei. Kuidas te arvate, miks on esimene rada tähistatud laia joonega? Vot seesama paremal pool ja vaadake, siin on lai joon, siin on niisugune peenike. See on siis laiusega 20 sentimeetrit, see on laiusega 10 sentimeetrit. Miks pärast on eraldatud? Ma arvan, et see kas tuleb ära koht või? Erirada, jah. See on erirada, mis varsti lõpeb. Näiteks kiirendusrada või aeglustusrada, aga võib-olla ka ühissõidukirada, jah. Ühissõidukirada, et selle teemärgistusega on eraldatud eraldusjoo või neid, mis ta on see? Just ütlesin, erirajad. Kui teil on eraldus või kui teil on erirada kergsõidukile, näiteks ratastooli, jalgrattaga, mopeedi ja mis iganes sõidukite jaoks eraldatud või ühissõidukile, aeglasele, raskele või muule rööbastata sõidukile on muule rööbastata sõidukile päris suunavööndi ääreks selle raja sõidutee poolne äär, vot seesama vasakpoolne, et meie jaoks on see parempoolne tee äär. Et kuidas te arvate, kas meil on õigus kasutada näiteks jalgrattarajad või muud sõidukite jaoks ette nähtud radad? Kui oled taksojuht, võib-olla siis. Ei, no jalgrattateed kindlasti ei tohi kasutada, jah? Ei, seda küll. Ja jalgrattateed ei tohi. No, kui on meil olemas ühissõidukirada, kas ühissõidukirada on meil õigus mõnikord kasutada või ei ole? Näiteks vot selline situatsioon ja siit tuleb ristmik ja kuidas me saame siis paremale minna? Siis kasutad ühissõidukirada pöördeks. Ja enne parempööred võib sinna reastuda, aga olemas üks tingimus, mida tegelikult tuleb nagu rangelt nagu vaadata või jälgida, et kui on ühissõidukirada on eraldatud pidev joonega, vot seda pidevat joont ei tohi ületada. Kui on katkenud joon, siis saab. Ja enne parempööred või kui me lõpetame parempööred, siis võime lõpetada ka ühissõidukirajal, aga peale seda oleme kohustatud sealt koheselt nagu reastuda. Nii, aga kas peatumiseks on võimalus meil kasutada ühissõidukiradasid? Ei tohi vist on. Aga kuidas siis inimene välja tuleb? Et peatume siia.
tee keskel. Ei, nojah, seda ei saa, aga kas sa võid seal üldse, nojah, kui sa võid peatada, siis. Nii, et peatumiseks ainult kui kedagi võtame peale või kui keegi läheb autost välja. Aga on olemas jälle üks tingimus, mida tuleb tagada. Et meie ei tohi takistada ühissõidukit. Et ei tohi takistada ühissõidukit. Juht, kelle sõidukile ühissõiduki rajad ei ole sõitmiseks määratud, kasutab neid radasid erandina järgmiselt. Ühissõiduki rajale, mis on päris suunalise sõidutee ääres või serval, ega ei ole muust sõiduteest pidevjoonega eraldatud, tuleb reastuda vahetult enne pööret või seisma jäämist sõitjate peale või maha minekuks tingimusel, et see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit. Sellele ühissõiduki rajale võib sõita pöörde lõpetamisel, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda. Nii. Ja kui meil tuleb ühissõiduki rajaga teega ristumine, näiteks on olemas sellised ristmikud, kus on näiteks paremalt vasakule läheb ainult üksik ühissõiduki rada. Vot siis sellised teed meil on õigus ületada risti suunas või liikuda ainult sinna, kuhu võivad liikuda tavasõidukid, et ühissõiduki radasid kasutada rangelt ei tohi. Nii, aga millised sõidukid võivad takistamata kasutada ühissõiduki radasid? Elektriautod siis. Täis elektriautod, et täis elektriautod, mitte mingid hübriidid või gaasi või mingid muud, et ainult täis elektriautod võivad vabalt liikuda ühissõiduki rajal. Aga üks küsimus, et miks see nii on, et miks elektriautod võivad sõita ühissõidukite radadel? No nii otsustas meie valitsus, et populiseerida neid elektriautod. Okei. Ma mäletan, vot sellised autod, ma ei tea, mis ta on, Citroen mingi või mis ta on, Mitsubishi. Kuskil 3 aastat oli ostetud 150 tükki. Linnavalitsus ostis või riik ostis. Riik vist ostis. Ma millega pärast neid peaaegu ei näe. Riik tegi isegi sellise pakkumise, et nemad maksavad pool raha. Et 3 aastaks autot ma kindlasti ei taha osta. Ja ma kardan, et nemad on kõik juba katki. No tuleb natuke kannatada. Eesti talvega on natuke raske. Eestis on natuke raske. Ja, Eestis on natuke raske kasutada elektriautod. Natuke raske. Liiga külm on ja liiga niiske. Asula teel, kus suurim lubatud kiirus on kuni 50 km tunnis, peab juht andma teed tähistatud peatusest välja sõitvale teekategooria ühissõidukile. Et oleme kohustatud andma teed. Aga peatus peab olema tähistatud, peatuskoht peab olema tähistatud, sõiduk peab olema D-kategooria. Mäletate, mis see tähendab D-kategooria? Mis auto on see? Buss ja... Nii, sellisel teelõigul peab olema kiirus 50 km tunnis või alla seda. Aga kui näiteks on Järvevana teel sealt, kus on 70, bussijuht tahab lahkuda peatusest, kas anname teed või ei anna? Ikka. Ei anna. Kuna see on juba liiga ohtlik, et kiirus on juba teine, et palju ohtlikum on juba peatuda. Sõiduki paiknemine ühesuunalisel teel. Nii, nagu teie näete, et meil on siin pärissuunavööndis on 2 sõidurada.
Nii, et rada või sõidutee on tähistatud märgiga ühesuunaline tee. Siis parempoolne auto võib liikuda otse ja paremale. Vasakpoolne võib ületada ristmikud otse suunas või minna vasakule. Nüüd tekib selline küsimus. Miks pärast parempoolne auto ei saa vasakule minna? Äkki puudub teekatte Kas märgistus. see on ohtlik või mitte? Pigem on, võib-olla tagumine auto ei tea, et sa sooritad. Nii. Seaduse järgi, kui liikluskorraldust vahendid ei näita teisiti, enne parempööret auto peab olema parema serva lähedal päris suunavööndis ja enne vasakupööret päris suunavööndis vasakul pool, võimalikult vasakul. Nüüd, kui meil ühesuunaline tee ristub või lõikub ühesuunalise liiklusega teega. Parempoolne auto võib ületada sõiduteed ainult otse suunas. Vasakpoolne võib minna vasakule, mõlemal sõidurajal võib lõpetada või võib ületada ristmikud otse suunas. Arusaadav, miks pärast parempoolne ei saa paremale minna? Jah. Märgi pärast. Ja enne vasaku pööret siis alati ühesuunalise liiklusega teel peate olema vasaku serva lähedal. Nii, kumb auto ja kuhu saab sõita siis, kui ühesuunaline tee lõpeb? Paremale ja vasakul. Paremale ja vasakul. A võib minna paremale, jah. Kas A sõidukijuht võib otse liikuda? Jaa, vist võib küll. Võib. Nii, peale ristmikud on siis juba kahesuunaline tee tuleb, aga A sõidukijuht võib minna otse. Võib minna paremale, on õige. Nüüd vaatame, kuhu B saab sõita. Ainult vasakule. Ainult vasakule. Täpselt nii. Nüüd vaatame sellise huvitava pilti ja ütelge palun, mis või kummal pool teed meie peame vasakule minna. Kas vasakul poolt või paremal poolt? Äkki paremal. Ikka vasakult. Tak, vaata, kus on märk, kus kohas ta asub, kus ta lõpetab ühesuunalise teed. Märk seisab 20 meetri kaugusel ristmikul. Ja see väike teelõik on kahesuunaline. Kujutage ette. Siin on väravad, et inimesed siin sõidavad koju. Kunagi isegi nõukogude ajal oli muudatud selline teelõik kahesuunaliseks. Arvatavasti, et mingi činovnik on seal elas. Seepärast muudeti ära. Et praegusel ajal lihtsalt panevad teed kinni. Too lähel tehti lihtsalt kahesuunaliseks. Nii, et vasakule tohib minna parempoolselt sõidurajal. Muud suunaliiklusega teed. Nii, kas tuleb midagi meelde, mis see tähendab muud suunaliiklusega tee? Mis teed see on? No see on see olenevat kellaajast ühes suunas sõita või teises suunas sõita. Ja kas meil on Tallinnas olemas? Gonsiori tänav või seal kandis on mingisugune. Ja Gonsiori tänav täpselt nii, et hommikul saab sõita kuni vist 12.00 saab sõita kesklinna suunas ja ka peale seda saab sõita ainult Lasnamäe suunas. Nii, et keskmist rada saab kasutada kas ühes suunast või teises suunast. Nii, aga mille järgi meie otsustame, et kas saab seda radasid kasutada või ei saa? No nende infotahvlite järgi ta näitab, kas on sõiduks lubatud või? See on siis
valgusfoor, mis annab meile teada, kas seda radat saab kasutada või mitte. Siuke osutusfoor. Kui on sõidurada, selle keskmist rada üleval on roheline nool, siis saab kasutada. Kui on punane rist, siis ei tohi kasutada. Aga kui on kollane see kaldnool, siis ta annab meile teada, et me peame lahkuma. Et muud suunaliiklusega tee on tähistatud märgiga muud suunaliiklusega tee lõik ja kui ta lõpeb, siis tuleb selline märk. Kui meil tuleb ristumine muud suunaliiklusega teega, siis enne ristmikut seisab märk, mis teavitab meile seda. Ja kui me lõpetame parempööred või vasakpööre ristmikul, et muud suunaliiklusega teel, siis tuleb lõpetada parema serva lähedal ja teised radasid saab kasutada ainult siis, kui me oleme kindel, et neid saab kasutada. Et näiteks, kui on siin ristmik, siis lõpetame kas vasakpööre parema serva lähedal ja parempööre parema serva lähedal. Tak, kuidas teie arvate, kas keskmist rada on meil õigus kasutada päris suunaliikluses? Ei tohi. Nii, mille järgi? Selle punase risti. Foori järgi. Ja foori järgi. Märgistatud sõiduradade korral tuleb sõita sõiduraja piirides ja jälgiga teise sõidukite paiknemist sõiduteel. Et miks pärast me peame vaatama, kuidas teised sõidukid paiknevad sõiduteel? Ohutuse tagamiseks ikka. Ja, et kui ees näiteks on mingi takistus või on suur auk ja ees auto teeb möödasõitu näiteks paremal või vasakul pool, siis arvatavasti meie peame tegema ka sama, aga tuleb ikkagi natuke tähelepanelikult vaadata, mis sealt sõiduteel toimub. Kahesuunalise liiklusega sõiduteel, mille on kogu laiuses on 4 või enam sõidurada, ei tohi sõita vastassuunavööndis. Kahesuunalise tee sõidusuundi eraldavast ohutusaarest või mis iganes rajatisest tuleb mööduda paremal pool või vähemalt sinna, kuhu näitab märk. Asula sõiduteel tohib sõita päris suunavööndis, mis tähes sõidurajal, välja arvatud erirajad. Millised erirajad teie tunnete? Ühistranspordirada ja kiirendusrada, aeglustusrada ja jalgrattaradad. Ja? Asulavälistel teel tuleb sõita sõiduolusid arvestades võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, ohustamata teise liiklejat, kui liikluskorraldusvahend ei näita teisiti. Kui asulavälistel teel on päris suunavööndis mitu tähistatud sõidurada, siis tohib vasakpoolsed radasid kasutada ainult juhul, kui parempoolsed on hõivatud. Vastassuunavööndis sõitmine on sel juhul keelatud. Sõidukiga, mille suurim kiirus ei tohi ületada 40 km tunnis või mis muul liiklusvoolus sõltumatul põhjusel ei saa sõita nimetatud kiirusest kiiremini, tuleb sõita äärmisel parempoolsel rajal. Nimetatud nõue ei kehti järgmistel juhtudel. Kui sõidetakse mööda ees liikuvast sõidukist, näiteks üks traktor teisest traktorist mööda sõitu teeb. Kui valmistatakse vasak- või tagasipöördeks või hooldussõidukitele tööülesannete täitmisel. Nemad võivad isegi vastassuunavööndis liikuda. Vastassuunaliselt trammideel sõita ei tohi. Trammiliiklus takistamata tohib mitte rööbastata sõidukiga sõita või seisma jääda
sõiduteega samal tasandil asuval pärissuunalisel trammiteel ainult siis, kui mitte rööbastata sõidukite sõiduradade arv ei ole liiklusmärgiga määratud. Nii, nüüd vaatame parempoolne pilt või joonis, et punase sõiduki juht võib kasutada trammiteed, kuna ei ole märki, mis näitab, mitu sõidurada meil on pärissuunavööndis. Nii, vasakpoolne joonis, et punase sõiduki juht ei tohi kasutada trammiteed, kuna meil on olemas märk, mis näitab, mitu sõidurada meil on pärissuunavööndis. Kui märk on, trammiteed kasutada ei tohi. Märki pole, trammiteed kasutada saab. Kui sõiduk takistab trammiliiklust, peab juht trammiteed vabastama. Vastassuunast läheneva sõiduki juht peab vasakule pöörava sõiduki juhile andma võimaluse vabastada trammiteed. Ja mul tekib kogu aeg küsimus, kas neid sõidukijuhid, kes liiguvad meile vastu, kas nad on sellest nõuest on kursis või ei ole? Et nad peavad meile teed andma. Kas te tunnete siukse koha nagu Kino Kosmos, see IMAX? Ja, ikka. Vot kujutage ette, kui viadukti poolt sõita ja siis selle IMAX-i juures vasaku pööret Tõnismäele teele teha. Me jääme seisma trammiteel ja nüüd, kui avastame, et meil on tagant tuleb tramm, meil tuleb trammiteed vabastada, aga vastutulejad, see, mis liiguvad Pärnu maanteel, millega pärast ei mäleta, kas nad peavad meile teed andma või mitte. Mina näiteks ei riski siis alustada liiklust. See on kuidagi väga kahtlane. Seal peab veenduma. Veenduma tuleb täpselt nii. Eritalituse sõidukiga tohib sõita kõnniteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutusaarel ja eraldusribal juhul, kui täidetakse tööülesandeid ja ülesande täitmine sõiduteel ei ole võimalik. Et ainult siis, kui ta teisiti ei saa, ainult siis ta võib sealt liikuda. Sõidukiga ei tohi sõita haljasalale või sellel sõidukite liiklemise tagajärel kujunenud pinnast teele või väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks ilma maaomaniku loata. Et siis, kui te näete, et siin on muru peal, autod on juba liigunud, põhimõtteliselt sinna niikuinii sõita ei tohi. Et munitsipaalpolitsei avastab, paneb kirja teie numbrid, saate trahvi. Teepeenrale võib sõita, kui sõiduki suur pöörde raadius ei võimalda pööret teisiti teha. Näiteks, kui te teete tagasipööred ja siis tunnete, et tee on liiga kitsas, et ei ole tagasipööret siis sooritada ainult sõiduteel, et võib siis kasutada teepeenrat. Nii. Aeglaselt sõites teiste sõidukite möödalaskmiseks, et võib sõita teepeenrale, isegi vajaduse korral võib peatuda, et mööda lasta teised sõidukid, kes on juba tagant kogenud. Vastusõitva sõiduki möödalaskmiseks näiteks, kui paned tähele, et vastuliikuja ei jõua lõpetada möödasõitu ja siis parem ikkagi sõita sõiduteelt välja teepeenrale, et anda teed vastuliikujale. Peatumiseks või parkimiseks võib kasutada teepeenrad ja vasakule või tagasi pööravast sõidukist möödasõiduks, näiteks kui ees auto selgelt näitab, et ta teeb vasaku või tagasi pööred, et temast saab siis mööda sõita paremal pool ja sel ajal saab kasutada
teepeenralt kui ka aeglustus kui ka kiirendusradasid või bussipeatuse laienduskohta. Nii, sõiduki paiknemine eraldusribaga katkestuskohas, et peate ikkagi aru saama, et selline koht on ka kahesuunaline. Näiteks kui sinise sõiduki juht tahab vasakule pööret teha, siis ta peab kuidagi meist mööda sõita. Arusaadav ja miks pärast sellises kohas teie peate olema ka parema serva lähedal. See koht on ka kahesuunaline. Asule välistel teedel võib juht eraldusribaga teel vasakule või tagasi pöörata vaid kohas, kus on asjakohased liiklusmärgid, sealt, kus on olemas liikluskorraldusvahend. Nii, et sinise sõiduki juht võib vasakule ja tagasi pööret sooritada, aga sinepi või neid kollased autod ei saa tagasi pööret sooritada, sellepärast, et neil ei ole liikluskorraldusvahend, mis lubab seda. Avariilised ohtlikud olukorrad ja kuidas neid vältida. Et kui on olemas teemärgistus, siis tuleb liikuda teemärgistuse vahel, et oma sõiduraja piiridest. Kui on teemärgistus puudub, siis sõidukite vahel peab olema vähemalt 1-meetrine külgvahe. Iga kord, kui te sooritate vasaku pööret, alati kontrollige pimedat nurka ja ärge unustage, et trammile tuleb anda tee. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada vastassuunavööndit siis, kui on sõiduradasid või vastassuunavöönd ja pärissuunavöönd on eraldatud laipidev või topeltpidev joonega. Mitte mingil juhul ei tohi asule välistel teedel sõidukit peatuda ega parkida vasakpoolsel teepeenral või sõidutee ääres. See on rangelt seadusega keelatud. Et kuidas käituda juhul, kui sõidurajad pole tähistatud? Mina soovitan sõita nii, et teie olete sõiduteel, mitte kaugemal kui 1 meeter sõidutee äärest, parempoolselt loomulikult sõidutee äärest, kui on sõiduradasid tähistamata. Nii, kui on sõiduradasid on tähistatud, meil on asule sisesel teel, on lubatud kasutada mis iganes sõiduradasid, kas parempoolsed või vasakpoolsed. No, parempoolsed sõiduradasid on palju ohutumad ja seepärast ma palun teid, kasutage palun parempoolsed sõiduradasid. Asule välistel teedel meil on õigus vasakpoolsed sõiduradasid kasutada ainult siis, kui parempoolsed on hõivatud. Kuidas käituda juhul, kui kõrval rajal liiguvad autod kiiremini? Kuidas te arvate, kas koheselt tuleb sinna reastuda või tuleb natuke kannatada? Võimalusel. Võimalusel tuleb kannatada. Ei ole vaja koheselt reastuda. Kuna võib juhtuda, et mõni minuti pärast teie rada siis hakkab liikuma kiiremini kui teised. Okei, nii. Siis tegelikult täna on meil kõik. Aha.